Naissaar on eksootiline paik just sellepärast, et siin on looduspark ja siin ei ole elektrit ja siin ei ole tsivilisatsiooni. Ajalugu algas sellel majal 30ndatel aastatel ja minu suhe sellesse majasse hakkas kohe siis, kui ma siia saarele jõudsin ja hakkasin Schmidti kinnistul väikest kultuurikeskust tekitama. Eks see põhjus, mille pärast ma siin Naissaarel taolise maja tegin, oli just selles, et see, kus ma alustasin siin Schmidti kinnistus, see oli kogu mõttega ikka tehtud, et sellest tuleb kultuurikeskus. Et nüüd, kui see kultuurikeskus on valmis oma küüniartistide majadega, välilavadega, leidsin, et kõige parem koht enda elamiseks oleks siin Valliperes. Ja selle maja algusest on mõningaid dokumentaalseid fotosid. Kõigepealt üks foto, mis sai arhitektile saadetud, oli maja ehitamise ajal tehtud foto. Ja siis juba järgmine foto oli siis, kui maja valmis, siis selle maja trepi väikestest detailidest sai ka arhitekti inspiratsiooni, et detaili täpsusega rekonstrueerida seda maja. Õigupoolest ega siin teist varianti ei olnudki uut maja ehitada, see oleks tähendanud hästi suurt bürokraatiat, aga kui ehitada täpselt nii, nagu oli omal ajal, siis teil on võimalik muinsuskaitses saada palju kiiremini selle ehitusloa. Ja nii ka mina tegin ja tegelikult selleks põhjuseks oli lihtsalt, et see maja oli niivõrd ilus. Et omal ajal oli ta väga ilusti projekteeritud ja paras kahele inimesele elamiseks. Minu jaoks oli selle projekti puhul tähtis see, et see välisilme sarnaneks sellele ajaloolisele hoonele, mis selles kohas on olnud. Meil olid mõned fotod sellest vanast majast ja see uus maja ongi nüüd täpselt samade mõõtudega, samade akna proportsioonide, sama laudise tüübiga väljast. Siis on ta saanud endale sellise moodsa sisu, mis on siis igati keskkonnasõbralik ja energiasäästlik. Finnlogi juurde ma jõudsin suure kaarega, sest alguses hakkasin rekonstrueerima ja palusin rekonstrueerida seda arhitektil just nii, nagu ta omal ajal oli, käsitööpalgist. See oli palkmaja, mis selle koha peal oli. Ja jõudsin juba projekteerimisel õige kaugele, et kõik palgid olid kokku loetud ja kokku pandud täpselt nii, nagu arhitekt ette nägi. Järgnevate konsultantidega rääkides jõudsin arusaamisele, et on olemas ka taolised palgid, mis nii palju ei vaju. Et ristpalk või kuidas need kutsuvad seda pool nagu liimpuit, aga et need ei vaju nii palju nagu käsitööpalk. Ja siis kolmas laine minu teadmiste pagasis tekkis tänu selle CLT-le. Ja kui ma seda CLT maailma hakkasin uurima, siis ma sain aru, et tegemist on tänapäeva kõige revolutsioonilisema ja kõige parema materjaliga üldse minu meelest. Olen täielik diletant ehitusalal, aga mul tundub, et ehitusmaailmas on jõutud päris korraliku lahenduseni. See, et see maja massiivpalgist CLT-ks muutuks, see tegelikult juhtus üsna viimasel hetkel. Alguses me hakkasimegi siis projekteerima käsitööpalkmaja ja selle konstruktsiooni loogika on hoopis erinev kõikidest teistest majatüüpidest. Ja lõpuni välja siis meie projektis oli see käsitööpalkmaja, kuni siis ühel hetkel Tõnu mulle teatas, et siia saare peale on ikkagi palju lihtsam teha CLT maja. Tegelikult seda projekti, kuna ta oli palkmajana projekteeritud, oli väga lihtne teha ümber CLT majaks. Vastupidi oleks olnud palju keerulisem. Ja minu jaoks muidugi see oli väga ootamatu ja see tuli nii viimasel hetkel, aga sisuliselt ma arvan, et see on hea valik. Finnlogini jõudsin
internetis. Lihtsalt surfasin, vaatasin erinevaid firmasid, kes CLT-ga tegelevad. Käisin konsulteerimas, anti head nõu, oli meeldiv keskustelu ehitamise teemadel ja Finlogi juures ma jõudsingi sellest ristpalgist CLT materjalini. Just need kvaliteedid, mida tähtsaks pidasin, et seal mitte mingisugust tormituult ei hakka sellest majast läbi tulema ja samas, et puittehitise kõige paremad ja loomulikumad asjad nagu materjali hingamine ja seina hingamine, need on kõik samal tasemel nagu käsitööpalgil või minu jaoks on see CLT tänapäeva parim ja loomulikuim materjal ja temal on niisuguse betoonehituse kompaktsus ja puitehitise niisugune hing. Nii et tõesti nagu puubetoon võiks öelda selle peale. Aga nii palju, kui ma olen siin selles majas elanud pool aastat, tundub, et see otsus oli õige. See, et siia saarele tuua juba valmis majade seinad, tundus väga ahvatlev olevat, sest on tunduvalt ökonoomsem. Lihtsalt sa ei kuluta aega väikeste detailide tegemiseks, aga kui on tehases see CLT sein toodetud, siis kogu ajakulu on väiksem. Kuigi siin tuli aretada väga selge teekond sadamast selle majani ja see kaarik, millega see toodi, see on unikaalne. Kohalikud talupojad ühesõnaga aitasid sellest hädast välja, aga kui ta kohale jõudis ja püsti sai, siis oli tunne, et see oli õige otsus. Aeg läks kiiremini ehitusel. See on väga soojapidav maja ja ma olen Naissaarel elektrit ise tootnud päiksepaneelidega, tuulegeneraatoriga ja diiselgeneraatoriga. See väike hübriid nende vahel on ka rakendatud selles majas. Kui eelmises majal oli õhk-õhkpump, siis siin on õhk-vesipump. Esimesel korrusel on põrandal küte ja teisel korrus on radiaatorid. Ja kõik, mis tänapäeva äppides on võimalik siin eri tubades reguleerida, on selles majas ka olemas, nii et läbi talve on hästi pidanud sooja